tere tulemast Elu24 lugejad sellisele glamuursele moeüritusele. Minu kõrval on Kristel Aaslaid, keda me oleme harjunud nägema sellise tomboina, sellise õllepudel käes. Aga Kristel, räägi, mis juhtus, et sa täna nii püss välja näed? Ma ei tea, käisin laskmis harjutamas ja siis püss jäi peale. Ma ei tea, ma mõtlesin, et vähe viisakam üritus, eks ole, pean siin väheke õhtut juhtima, et siis võiks ju natukene viisakam välja ka näha. Kas sul on ka oma selline stilist, kes sulle nõu annab, vaatab süle, et mida võiks teha, mis võiks paremini olla? Ei ole tegelikult, ma ilmselt peaks endale muretsema, aga nõnda nagu vaba aja stiilis ma ei küsi kelleltki väga nõu, siis ma üritan nagu ka niimoodi pidulikumatel sündmustel endast nagu kuidagi juhinduda. No selles suhtes, et ma ju ise tean ennast kõige paremini, mis mulle sobib või no mitte just, et võib-olla see, et mis mulle sobib, aga nagu mis mulle ebamugavust ei tekita. Ja selle kliidiga mul on enam-vähem. Ja võib öelda, et sul on väga hea maitse, ma arvan, et sa ei vajagi stilisti kätt. Rääkides nagu, me oleme siin ikkagi iluüritusel, et kas sul on mingisugused sellised stiilielemendid, mis sinu kapis on must be või kas sa kuidagi iseloomustad oma stiili ka? Mu stiil on, ma olen viimasel ajal hakanud mõtlema selle peale, see on nii seinast seina, et see ongi, et üks hetk teksad ja tossud ja täiesti sellised suured T-särgid ja järgmine hetk sellised ümberkleidid, eks ole, sellised, et oleks nagu üldiselt ma üritan ikkagi vaadata, et mis üritus on, mis see etikett ette näeks, et millega ma ära pääsen, et tegelikult võimalikult mugavalt tahaks alati pääseda, et see on põhiline. No kas on midagi, mida sa ei ole nõus ka tegema, et tuleb sinu juurde, keegi ütleb, issand, Kristel, sulle sobiks jumala hästi pikad blondid, juuksepikendused, kunstküüned, kõik jutud. Kas on nagu midagi, mille sa oled nagu kindel ei ka või? Kusjuures kunagi ammu sõbrannadega leppisin kokku, et nad võivad must lahti öelda, kui ma endale juuksepikendused ja kunstküüned kunagi panen. Ainuke asi, mis ma mõtlesin, et okei, keellakk, et selle võib veel künte peale panna, et siis jääb enda pikkus ja värgid. Aga need sellised kunstasjad enda küljes, ma tunnen, et nad võivad sobida võib-olla visuaalselt, aga nad ei sobi minuga kokku. Ja siis juba sellepärast ma ei taha neid väga nagu kasutada või panna. Arusaadav, aga ikkagi me oleme harjunud siin nägema, nagu sa oled siuke teksades mõnus tüdruk. Kas sul on nagu mingisugused asjad, mida sa kodus teed enne väljaminekut ka, et alati värvid ripsmed või kas on mingid iluprotseduurid? No mulle tohutult meeldib ennast tegelikult meikida. Ma võin tundide kaupa vaadata neid ilukurusid YouTube'ist ja üritan ikka kõrva taha panna üht koma teist, et mis nagu toimib ja mismoodi üht või teist lukki nagu saavutada. Et tegelikult ongi see, et mõnikord on see, et ma meigin võib-olla ennast liiga üle, et võib-olla ongi nagu selles suhtes, et sobib lihtsalt linerjoon, aga ma tahan just, et tahaks veits värvi siia ja veits Shazam'i sinna. Lihtsalt, et kasutada erinevaid nippe ja asja, et mulle see tohutult meeldib, see on nii huvitav minu jaoks. Nii et jah, et ma olen nüüd üritanud hästi palju, et ikkagi väike peitepulk ja selline et isegi, nagu öeldakse, isegi selline natural look ei ole mitte kunagi ilma abivahenditeta ja ma olen selleni nüüd jõudnud, et jah, need ajad on vist nüüd möödas, kus ma täiesti ilma meigita õue rooman ja olen. No räägi nüüd, mis on sinu selline kõige suurem pang või möödapanek olnud meigi või ilu või stiili vallas? Kunagi midagi värvikat? No see on põhikoolis kunagi oli siis, kui ma avastasin enda jaoks musta silmapliiatsi, siis mina ja ma õnneks ei olnud ainuke, mina ja mu klassijad kõik panime ikka niimoodi seda silmapliiatsit, et ta oli niimoodi poolde pöske ja vanade piltide pealt lihtsalt vaatanud täiesti uskumatu ja keegi ei öelnud mitte midagi. Vanemad ka ei öelnud midagi? Ei, kõik olid mingi, see on täiesti okei, et sa näed välja nagu see oleks, ma ei tea, mingi 5 tundi järjest nutnud just, aga sa panidki endale niimoodi seda silmapliiatsit. Ja see oli see, et kui ma neid vanu pilte vaatasin, siis ma sain aru, et okei, ma pean nagu hakkama õppima seda ja ma pean hakkama vaatama, mismoodi see täpsemalt käib. Nii et ma üritan nüüd kätt harjutada enam-vähem.
no sa näed väga püss välja, nii et jätka samas vaimus, sa oled ilmselt õigel teel ja ilmselt neid möödapanekuid sul vist rohkem ei tule. noh, ma arvan, et neid tuleb alati, et see pole hullu. Võib ka mööda panna, see on inimlik. Aitäh sulle! Aitäh sulle!